Head vaatajad, kuulajad, kes te täna meie saadet vaatate, kuulate, siin jälle Jaaniga koos. Aga seekord me siis ei saa öelda, et me piiblist väljaspoole läheme, et see headuse kurjuse teema, millest me täna kõneleme, on ka piibliga ju tihedalt seotud, aga ütleme nii, et meie kava või meie mõtte sellisesse kava ülesehitusest tuleb nagu väljaspoolt sisse, et võib-olla me oleksime sellest teemast rääkinud, ma ei tea, aasta pärast või 2 aasta pärast, aga täna me räägime seda siis tingitult just sellest, mis on seotud siis sõjaga Ukrainas. Ja eks on ka meie vaimulike käest neid küsimusi ikka küsitud, et miks Jumal talub kurjust ja miks ta ikka seda sõda ära ei lõpeta ja sellised, ütleme, küsimused hea ja kurja tegevusest või tegutsemisest, kumb on peal, kas Jumal või kurjus või milline kahevõitlus see käib kuskil taeva ja maa piiril, et neid küsimusi inimeste mõtetes on täna ilmselt rohkem kui kunagi varem ja sellepärast me mõtlesime, et me teeme selle hea ja kurja ma ei saa öelda, et tundmise saate, aga sellise heast ja kurjast me täna Jaaniga kõneleme. Tere, Jaan! Tere! Ma alustan oma sissejuhatust sellega, et ilmselt see küsimus Jumala headusest ja sekkumisest maailma asjadesse ei ole mitte sugugi seotud piibliraamatuga, vaid mulle meenub, et antiikfilosoofias oli üks filosoof, kelle nimi mul kohe meelde ei tule, kes arutleski oma ühes arutluses nõnda, ta jõudis järeldusele, et jumalad võivad küll olemas olla, aga maailma asjadesse nad ei sekku. Ja tema arutluskäik oli enam-vähem selline, et kui jumalad oleksid kõikvõimsad, siis nad võiksid ju tulla ja kurjuse ära hävitada, et siis me võiksime esitada küsimuse, et kui nad seda ei tee, siis kas nad on hoolimatud. Siis järgmine tema postulaat oli umbes selline, et kuna jumalad näevad kurjust, aga nad sellesse ei sekku, siis võib-olla on nad jõuetud. Ja siis tema kolmas järeldus oligi see, et ilmselt, et jumalad võivad küll olemas olla, aga nad maailma asjadesse ei sekku. Ja see oligi just nimelt tuginevalt sellele, et ükskõik, kas siis jumal on jõuetud või nad ei taha, aga igal juhul lasevad nad sellel kurjusel tegutseda. Ja täna me oleme mõnes mõttes selles samas olukorras, kus me võime ütelda, et me räägime Jumala headusest, kõigeväelisusest ja nii edasi, ja ometi me näeme nii palju kannatusi, kurjust, kõike seda, mis inimesel on olemuses olemas. Et ilmselt see on üks, ütleme, inimeseks olemisega kaasas käiv küsimus, mis on inimestele omane. Jah, kindlasti, aga siis ma selle filosoofi kohta ütlen nii palju, et selle filosoofi nimi oli Epikuuros. Jah, õige. Elas siis kuskil seal 300 ennem Kristuse ja sündimist. Umbes nii ta oli. Jah, ja tõepoolest siis ta on saanud tuntuks selle väitega, et jumalad on õnnelikud olendid, kes elavad oma maailmade, et maailm on palju maailmade vahelistes ruumides ja ei sekku elavate asjadesse. Aga see küsimus kurjuse olemasolust ja ka sellest, et miks jumalad või jumal ei sekku maailma asjadesse, miks nad kurjust ei takista või teistpidi jälle, kas nad ei ole kuidagi seotud hoopis selle kurjusega, on üldinimlik küll. Ja see, ma arvan, on isegi vanem kui Kreeka-Rooma kultuur, et tegelikult juba ju vanas Lähis-Idas selle küsimusega tegeleti. Ja vastused, mis sellele küsimusele on antud, on olnud erinevad, aga tegelikult neid vastuse variante on siiski suhteliselt piiratud hulk. Üks selline väga lihtne seletus on olnud selline, et kurjus on midagi sellist, mis on tulnud väljastpoolt. Ta ei ole inimese osa, ta ei ole alaliselt inimese sees, aga on olemas siis sellised kurjad olendid või jõud, kusagil siin meie maailmas, meie ümber, kes võivad lihtsalt tulla meie juurde, võivad tulla meie sisse ka ja saata korda hästi palju paha. Ja siis on loomulikult olemas, usutakse sellised inimesed, kellel on võime neid olendeid ja jõude tõrjuda. Vanades traditsioonilistes kultuurides on šamaanideks nimetatud, näiteks neid meil siin soome-ugri rahvastel ka, siis vanades kõrgkultuurides on preestrid, näiteks need inimesed, kes suudavad tõrjuda taolisi jõude ja olendeid. Ja kui me evangeeliumitele mõtleme, siis Jeesus ju kajab välja inimestest kurja vaime, eks ole. Päris mitmes kohas. Ja siis teine seletus
kurjuse olemasolu kohta on see, et kurjus on inimliku päritoluga. Aga samas ta on seotud ikkagi üleloomulike võimetega ja jõududega ja teda seostatakse nõiakunstiga. Usutakse, et on inimesed, kes valdavad selliseid võtteid, mida nii-öelda tavalised inimesed ei oska kasutada ja kes kasutavad neid teiste inimeste haigeks tegemiseks, surmamiseks, nende omandi endale saamiseks ja milleks iganes. Selliste inimestega võitlevad siis samamoodi need šamaanid, võitlevad preestrid ja kui on olemas ikkagi juba riiklus, siis ka riik võitleb nendega. Mõtleme oma ajaloole näiteks 17. sajandil, kui Tartu Ülikool asutati, eks ole, oli ju meil nõiaprotsesside kõrgaeg Eestis. Ja mitte Eestis ainult, vaid tegelikult kogu Lääne-Euroopas. Eriti, ütleme, Saksamaal, sellega piirlevatel aladel. Ja kuigi nõidusega kui probleemiga tegelesid teoloogid ka, usuti, et see on seotud saatana ja kurjade vaimudega ja kasutati teoloogi ekspertidena siin, et selle probleemiga tegeleda, siis samas see oli riigi poolt määratletud kriminaalkuriteona, nii nagu varastamine või röövimine, selle eest oli surmanuhtlus ette nähtud ja riik oli siis see jõud, kes püüdis siis oma vahenditega seda kurjust piirata. Ja kui me nüüd Martin Lutherist räägime, siis ka tema on seda mõtet väljendanud väga palju, et mis on riigi üks ülesanne, et riigi üks ülesanne on kurjust ohjeldada. Ehk siis teiste sõnadega Lutheri arusaama järgi inimene on patune, inimene ei ole võimeline ennast omast võimest patust ja sellega seotud kurjusest vabastama. Ja riik ka loomulikult ei suuda seda, sest ta on inimlik institutsioon, aga riigi nagu selline üks ülesanne on seda kurjust kuidagi püüda ohjata, kuidagi püüda piirides ja ka karistada ja riigil on õigus seda teha Lutheri arusaama järgi. Nii nagu Pauluski räägib Rooma kirjas, eks ole, et ülemused ei kanna mõõka mitte asjata vöö vahel. Nii et põhimõtteliselt ta jätkab seda sama mõtet. No aga kui me nüüd tuleme nagu ütleme selles mõttes natuke lähemale, et mul nagu tegelikult ikkagi meeldib alati selle kurjusest kõneledes nagu rääkida selles võtmes ka, et kas see kurjus ikkagi on nagu just nimelt see väljastpoolt tulev, ehk siis, et umbes need keegi tuleb ja mõjutab meid ja me oleme nii jõuetud ja me allume sellele või kuidas me nagu inimesse nagu toimime või on tegelikult see kurjuse nagu olemus, jah, me võime öelda, et mõjutaja on, kas või võtame selle sama patulangemise loo juures, eks ole, et see sama saatan, kes tuleb, siis ta mitte kuskil ei käsi sellel keelatud vilja süüa, kui me piiblist niimoodi sõna-sõnalt tahaksime seda tõlkida või seda narratiivi üle võtta. Et ta tegelikult ju meelitab, eks ole, ta seab kahtluse alla Jumala sõna, seab kahtluse alla selle, või loob inimesele, et kuule, sa võid saada Jumala sarnaseks, eks ole, et ta tegelikult ikkagi lõpptulemusena on ju inimene see, kes langetab selle otsuse, et selle valiku hea või halb, eks ole. Ja selles mõttes olemuslikult me võime jõuda ju sinna välja, et tegelikult jah, et kurjus ühtepidi on küll välispidine, aga otsuse, kas kurjast püsida või nii-öelda kurja teha teadlikult või alateadlikult, selle teeb inimene. No me olemegi nüüd jõudnud siis kristliku käsitluseni kurjusest, mis peaks olema meie tänase vestluse peateema ja tõepoolest kristlusel on seletus selle kohta, miks maailmas on kurjus ja see on seotud siis patumõistega. Ehk siis teiste sõnadega inimene on patune ja see kurjus, mida inimene korda maailmas saadab, kas või see, mida me praegu Ukrainas näeme, eks ole, kuidas üks riik on võtnud ette teise riigi hävitamise, inimeste tapmise, sandistamise, et see ei ole mitte kuskilt väljastpoolt inimesele peale pandud, vaid see on ikkagi inimeses oleva kurjuse ehk siis patu tagajärg või selle avaldumisvorm, ütleme niimoodi. Seal võib olla raske on inimestel aru saada, kes meid kuulavad, et just nimelt see patt ja kuri seos, aga tegelikult see patt ongi ju see olemuslikult, kus inimene on eemaldunud Jumalast ja kuna ta on eemaldunud Jumalast,
siis ongi ta vastandub mõnes mõttes Jumalale, kes on hea just, ja selles mõttes öelda, et oma sügavas olemuses patt ja kurjus on kattuvad. Ja selles mõttes on, aga ütleme, et niimoodi, et üks-üheselt, et öelda, et seda võib olla inimesel keeruline taibata, kuigi see olemuslikult tõesti nõnda on. Ehk siis me jõuame ikkagi selle sama põhitõdemuseni, et kurja põhjustaja maailmas on inimene. Just, et tegelikult on selle taga inimene just nimelt nende valikute tõttu, ükskõik mis teda valikut siis tegema ei paneks, eks ole, et kas ta teeb seda isiklikust kasuahnusest, on ta oma kasupüüdlikkusest tulenevalt, on ta mingisugune muu, need, mis siis inimese loomusele, ma ei tahaks öelda, et omased on, aga mida inimene on omale võtnud, kus ta siis näeb, et see tema elu teeb kuidagi ilusamaks, paremaks, ma ei tea, mis mõtteid veel inimese peas on, kes nõnda tegutseb, aga olemuslikult ta väljendab tegelikult seda, mille Jumal on meile andnud. Motiivid on alati olnud ikkagi samad, et neid, kes teevad kurja lihtsalt mõnu pärast, sellised inimesi on ju ka alati olnud, aga reeglina tehakse ikkagi mingisuguse oma kasu pärast seda, kas tahetakse saada maad või raha või mingit võimu, jah, just nimelt, et see on nagu ikkagi see põhiline motiiv ja kui riikide tasandil vaadata, et miks riigid üksteist ründavad, et tegelikult ju sama põhjus. Täpselt sama, jah, absoluutselt. Et nüüd, kui selle kurjuse nagu olemust vaadata, siis kui me tuleme, ütleme, suurtest riikidest kõrvale, vaid tuleme siia, ütleme, üksikinimese juurde, siis mina olen küll nendel viimastel nädalatel päris palju ikkagi rääkinud meeleparandusest, et see meeleparandus on ääretult tähtis ja ma isegi ühes jutluses inimesed võpatasid kirikus, kui ma seda ütlesin, et teate, et ma armastan Putinit, siis ilmselt see oli nende üks nagu täielik šokk, sest ma ei jõudnud veel seletama hakata, mida ma sellega mõtlen, aga see võpatus käis neist nagu läbi. Aga kuidas me siis selle kurjusele ikkagi vastu saaksime astuda, et ma küll ütlesin sõna meeleparandus, aga mida see olemuslikult siis peaks tähendama? No see tähendab oma hoiaku ja sellest tulenevalt siis ka käitumise muutmist. Aga see, et kurjus ei ole paratamatus, kui me räägime üksikisiku tasandist, siis selle kohta võib tuua ju väga palju näiteid, näiteks teise maailmasõja ajast, kus inimesi sattus olukordadesse, kus neil oli tegelikult võimalik valida, kas hakata näiteks vange, süütuid inimesi maha laskma, või keelduda sellest ja lasta ennast maha lasta. Ja oli küllalt neid, kes selle viimase tee valisid. Auschwitzist me teame, oli üks pühak, kes on tänapäeval olemas, Maximilian Kolbe. On üks selline mees, preester, kes on pühakuks kuulutatud. Kes sisuliselt, ütleme siis niimoodi, inimlikul tasandil järgis Kristust või ütleme, et tegi sisuliselt seda sama, mida Kristus ehk suri teise inimese eest. Loomulikult, eks ole, me ei saa neid võrrelda selles mõttes, et üks sureb kogu inimkonna eest, just nimelt kõigi inimeste eest, kes on olnud, eks ole, kõigi varasematel aegadel, kes saavad olema, teine sureb ühe inimese eest. Aga põhimõtteliselt siin on ikkagi tegemist selle Kristuse eeskuju järgimisega, et ta seda tegi. Astus tema asemel. Aga nüüd on, jällegi, kui ma selle nagu üksikinimese juurde tulen, sa tõid selles mõttes teisest maailmasõjast näite, aga tegelikult me võime ju tuua ka selle näite palju lähemalt, me ei pea teise maailmasõja sisse üldse minema. Mulle meenub, see näide tuleb natukese aja pärast, aga ma kunagi esitasin, kui ma koolis õpetasin ühele 5. klassi tüdrukule, oli ikka tüdruk vist, kes oli teinud mulle ühe sellise töö, kus ma olin nende käest küsinud, et kas sina saad maailma muuta. Ja siis enamus õpilasi olid kirjutanud, et ei saa, et seda saab teha kas siis Ameerika president või Eesti president või mõni oli siis pannud ka Riigikogu meie mõistes, et nemad saavad, eks ole, meil muuta. Ja siis ma esitasin sellele tüdrukule ühe lihtsa küsimuse, aga näiteks kui on kommipaber maas, ja kui sa oled selle üles korjanud, kas siis maailm on juba muutunud puhtamaks või mitte. Ja siis ma mäletan tema emotsiooni, kus see on nii väike asi, ma selle peale ei mõelnud. Aga tegelikult ju, kui nüüd seal teise maailmasõja näiturist tulla tänasesse päeva, siis ju tegelikult kurjus saab alguse just või väga pisikestest asjadest, kas või see sama meie patususe olemus. Me võime öelda, et patt suures mõttes ei ole moraalne, aga kui ta inimese vahelistesse suhetesse üle kandub, siis on. Siis on, eks ole. Ja motiiviks on ikkagi kas näiteks hirm
või mingi omakasu soov või ka näiteks hoolimatus. Absoluutselt. Ja sinna ma tahtsingi tegelikult jõuda, et tegelikult need väiksed asjad hakkavad sellest peale, et kui see meeleparandus võiks hakata sellest peale, et näiteks lõpeta oma kaastöötaja tagarääkimine või oma sõbranna tagarääkimine või lõpeta näiteks valetamine või tee mingisugune muu selline asi, mis meile tundub nii-öelda süütuna, ehk siis see ei ole ju otseselt, kui ma räägin oma sõbrannat taga või sõpra taga, ega see ju ei ole siis ju mingi, ma ei mõtle, et ma olen kuri inimene ja sellepärast seda teen, eks ole, või kurjus on mu sees, vaid see on kuidagi just nimelt need väiksed asjad meie loomuses sellisel moel, et nad lõpptulemusena paisuvad suuremaks ja me ühel hetkel ei märkagi seda, kuidas just nimelt see, mis on kurjus, teatud mõttes ülemvõimu saavutab, mis siis, et me otseselt kedagi ära ei tapa. Nii ta on. Ja kui vaadata isegi neid nii-öelda suuri kurjategijaid, keda me maailma ajaloost teame, siis ka nende võimule tulek on tihti väga vaikselt ja märkamatult toimunud ja keegi pole osanud arvata, et kui nad võimu endale saavad, siis hakkavad sellised teod järgnema. Jaa, absoluutselt. Nii et tegelikult, kui me nüüd selle juurde tuleme, millest me alustasime, et mis aitaks seda sõda lõpetada näiteks Ukrainas, siis see kõlab hästi nagu suurejooneliselt, aga mina ütlen, et see algab peale sellest, kui kõik inimesed meelt parandaksid, ehk siis just nimelt sellest väiksest asjast. Tee ise vähem halba või kurja, nagu võib-olla mõnikord julme öelda, aga ikkagi öelda seda, et tee vähem kurja teistele inimestele ja sellest algab peale meeleparandus kasvada pühitsuses ja see tähendabki seda, et selle võrra juba jääb kurjust maailmas vähemaks ja mine tea, võib-olla see puudutab ka siis palju rohkemaid. Jah, kui need inimesed, kes praegu ikkagi selles sõjas on otseselt tegevad, kelle otsused on ikkagi selle valla päästnud ja seda mõjutavad, tõesti muudaksid meelt, siis see sõda lõppeks kohe. Tuligi meelde see üks moment, et ju Vanas Testamendist me võime neid näiteid ääretult palju tuua, kus just nimelt Jumal, kes on kuulutanud nii-öelda hävingut linnadele ja inimestele, on oma kuulutusest loobunud pärast seda, kui inimesed on meelt parandanud. Ja Joona raamat on väga hea näide sellest. Ja selles mõttes tegelikult mina usun ka päriselt seda, et Jumal saaks ka selle sõja nipsust ära lõpetada, kui vaid meil inimestel oleks seda meeleparandust nii palju, et me tahaksime tõeliselt ka meelt parandada sellisel moel, et Jumal tuleks ja sekkuks. Aga selleks peab olema ilmselt väga kriitiline hulk inimesi, kes seda valmis tegema. Nojah, ja siis kui küsitakse veel, et miks siis Jumal seda kurja tahab, siis teoloogid ütlevad selle kohta niimoodi, et ta ei taha, ta lubab. Ja siin vahe on selles, et tahtmine on aktiivne põhjustamine, aga lubamine on see, kui põhjustaja on keegi teine, aga mingil põhjusel lastakse sellel toimuda. Ja ühesõnaga teoloogide arvamus on üldiselt see, et tõepoolest Jumal ei taha kurja, ta on hea oma loomult, aga ta lubab seda. Ja nüüd vastuküsimusena võiks küsida ju nõnda, et hea küll, et kas meeldiks siis selline variant, et inimene oleks loodud roboti sarnaseks. Ühesõnaga, tal ei ole valikuvõimalusi, ta on programmeeritud ainult ühtemoodi toimima. Kas me tahaksime elada sellises maailmas? Mina ütlen ausalt, mina ei taha. Ja mina ka ei taha ja sellepärast ma olengi öelnud, et see kõlab paradoksaalsena. Aga see sama Jumala armastus inimese vastu, mis on väljendunud sellega, et ta on andnud inimesele vaba tahte ja valikuvõimaluse sellest tulenevalt, siis see ongi nagu see, mis on just nimelt imeline, ehk siis see armastusest tulenev soov, see, et inimene seda kuritarvitab, nii-öelda, selle kaudu hoopis midagi halba teeb, siis see on hoopis teine küsimus ja seda panna Jumalale süüks ei ole minu meelest päris hea ja õige just selle tõttu, mida sa eelpool tõid, et vast sellisel korral peaks Jumal sekkuma nii, et me oleksimegi loodud robotitena või marionettnukkudena, keda siis meie looja vastavalt oma meeldivuse järgi liigutab ja toimima paneb. Jah, ja kuigi see Jumala süüdistamine on ju väga inimlik, mõtleme Hiobi raamatu peale Vanas Testamendis, eks ole, siis tegelikult tihti on nõnda, et see on ikkagi selline oma vastutuse lükkamine Jumala peale. Sest see on kerge. See on kerge, just nimelt. Aga nüüd vastukaaluks sellele, et inimesele on võimalik kurja teha ja ta teeb kurja ja me näeme praegu maailmas, eks ole, mida ta teeb, võib väita ka seda, et aga samamoodi on tal võimalik ka head teha. Ja see inimese Jumala näolisus võib-olla avaldubki just nimelt selles, et tal on võimalik head teha.
Ja mida rohkem ta seda teeb, mida rohkem ta kasutab oma võimalusi teiste aitamiseks, toetamiseks, seda rohkem ta tegelikult seda oma Jumala näolisust teostab. ja selles mõttes selle kontekstis ongi nagu, mis puudutab kontraste, ongi tegelikult paraku seda kõige parem näha, sest ka tänases selles maailmas, kus seda kurjust on nii palju seal Ukraina mõttes, kui palju on neid inimesi, kes aitavad neid samu Ukraina inimesi nendes muredes ja raskuste, ehk siis see hea tegevus ka mõnes täpselt nii ja siin samas Eestis, mitte kuskil kaugel. Ja. Et selles mõttes see ongi selline paradokside jada, kui võiks nii ütelda, mis on selle headuse ja kurjusega seotud. Just, et vaadates praegust olukorda, mina küll ei saa öelda seda, et inimesest domineerib kurjus. Ja mina täitsa nõus ja ütlen seda, et kui me tahame ikkagi nagu teada ja oma elu seada ja sättida, siis on hea juhinduda sellest, mida Jumal meilt ootab, seda Jumala näolisust otsida, teha head, armastada teda ja kaasinimest ja ei saa see kuri siis võitu ei rahvaste üle ega meie iga inimese isiklikus elus. Aamen, sellega võikski lõpetada. Lõpetame siin, aitäh! Aitäh!